Elagu Eesti naised! Elagu Eesti mehed! Ei, ma olin hommikul tööl.
ja seda, kui raske võitlus meil kõigil ees seisab. Seda näitas alles väga hiljuti lõppenud partei suurfoorum Moskvas, millele me kõik nii väga lootsime ja väga palju millest uskusime, kuid kahjuks, mis siiski väga palju kujunes stagnatsioonijõudude avalikuks paraaditsemiseks perestroika loosungite all. On väga meeldiv, et üle pikkade aastate püüdis meie Eesti partei delegatsioon Moskvas ajada oma asja, oma Eesti asja. Nii hästi või halvasti, kui see neile välja tuli, sellest räägivad nad ilmselt ise ja seejärel me võime juba meie anda hinnangu nende tööle partei suurfoorumil. Aga enne veel, kui ma annangi sõna ja konverentsi delegaatidele tahaks aitab. Jutt on teil see, et niisugused kukutel pikali kõik. teada samas missugune kaunis rahvahulk on kokku tulnud. Tähtis on palju. Võimsa avaliku diskussiooni, mille tulemusena meil oli tõesti olemas kaasas see dokument, mitte eriti hästi eesti keeles kõlavat platvormist nimetame, kui oluliselt täna veel platvorm. Selle järgi oli väga suur nõudmine, meil oli väga palju kohtumisi nõukogude liidu ajakirjanike, välismajapirjanike ja need tähtsad soovijad täpselt niisamuti nagu see meie põhiseisukohti väljendav dokument oli väga nõudnud ka ja käsu täitmisel, parteilaste jaotamisel ülemusteks ja alluvateks. Ma kordan, parteilaste jaotamisel ülemusteks ja alluvateks, kommunistide võrdsuse põhimõtte rikkumisel. Ehkki aeg-ajalt mööndi, et niisugune olukord on lubamatu, jäi elus kõik vanaviisi. Seda ütles 19. konverentsil Gorbatšov. Partei algorganisatsioonid ja reakommunistid kaotasid reaalsed võimalused mõjutada partei tegevuse sisu. Tõsiselt rikuti ülitähtsat leninlikku nõuet, mille järgi kõik parteiorganid. Meid ei juhi mitte partei, vaid juhib aparaat. Aparaat küll, aga täpsemalt. Kas ehk Keskkomitee, kas ehk 400 meest, kas 4000 meest? Kes need on, kes meid juhivad? Gorbatšov vastas sellele nii. Probleem number 1 on Keskkomitee liikmete aktiivne töö mitte üksnes oma kohal, vaid ka üldparteiliste otsuste ettevalmistamisel, arutamisel ja vastuvõtmisel. Sellest rääkides pean silmas teatud kogemusi. Viimaste pleenumite on praktikaks saanud eelnõupidamised Keskkomitee liikmetega ja parteikomitee sekretäridega, päevakorra dokumentide laiali saatmine ja nii edasi. Tähendab, seni kutsuti Keskkomitee liikmed kui pimedasse tuppa, nad ei teadnud isegi päevakorda, nad ei teadnud, mida hakatakse pleenumil arutama. Nüüd on õnneks praktikaks saanud veel midagi muud. Vaesed Keskkomitee liikmed. Meid valitseb tosin kõik kahtlused. Ja eriline, lausa määrav roll on peasekretäri isikul. Stalini aeg, Hruštšovi aeg, Brežnevi aeg. Gorbatšovita poleks perestroikat. Kuidas Gorbatšov võimule, kui väike rühm üsna eakaid inimesi oleks teinud teise valiku? Poliitbüroo otsuse oleks Keskkomitee kindla peale kinnitanud, sest minu teada pole Keskkomitee büroo otsusi vaidlustanud Lenini aegadest peale. Siis oleks lahendused hoopis teistsugused, ütleb Ligatsov, Krišini puhul või Romanovi puhul. Nii habras on paat, kus me ka veel täna sõidame. Meil on lihtsalt vedanud, perestroika pole kommunistide poolt rahvale kätte võideldud, vaid on meile kõigile kingitud. Aga see on kink, mis võidakse ruttu tagasi võtta.
kui see tagasivõtja kord tuleb. Millised on garantiid, et perestroika püsib, et me tohime veel kord ja ikka uuesti siia kokku tulla? Ainus garantii praegu, see on Gorbatšovi isik, nii parteile kui rahvale. Aga nüüd me teame juba, et Kremlis vahetatakse mõnikord juhtkondi nagu gangsterifilmis, laetud püstolite abil. Milline on või milline üldse saab olla garantii, et mõnel järgmisel poliitbüroo istungil ei avane jälle 3 kurikuulsat ust ja jälle ei sisene neist 6 meest laskevalmis revolverid käes, nagu see juba on olnud. Garantiid peavad olema eraldi ja esimese sekretäri isik eraldi. Veel perestroika garantiidest. Konverentsil toimunud ulatusliku diskussiooni ajal tegid mõningad delegaadid ettepaneku valida NLKP Keskkomitee peasekretär mitte Keskkomitee pleenumil, vaid partei kongressil. See oleks hea abinõu paleepöörde ärahoidmiseks, aga selle ettepaneku poolt hääletas ainult 145 delegaati ligi 5000. Hääletamisele pandi ka ettepanek täiendada eeskirja selle kohta, et võidutses aparaati ei püütudki konverentsil ohjeldada. Kas rahvas, kas rahvarinne, kas parteitud tohivad mõelda nii? Kui kommunistid vähemalt 60 aastat pole oma aparaati taltsutada suutnud, on see nende siseasi ja meisse teps ei puutu. Ei, nii mõelda oleks arutu. Arvestades näiteks EKP monopoolset seisundit kõige kõrgemate riigiametite täitmisel, arvestades EKP Keskkomitee reaalset võimu ja sunnijõudu, ei ole parteitutel hoopiski ükskõik, kes EKP Keskkomiteesse või Keskkomitee büroosse kuuluvad. Mida me saame teha? Mida saab teha rahvarinne? Seni nõuab, rahvarinne peab mõjutama kommuniste, töökaaslasi, et nõuaks rõhuv enamus. Siit jõudsimegi probleemi tuuma juurde. Rahvarinde ja partei vahekord. Kordan juba öeldud. Parteid kui ühtset tervikut pole enam olemas, nentis Gorbatšov. On ülemad ja käsutäitjad. Nende viimastega, käsutäitjatega, tööinimestega, kolleegidega, parteilastega meil mõistagi eriarvamusi ei ole. Need on meie võitluskaaslased ja sõbrad. Partei ülematega on lugu muidugi teine. Formuleeriksin lühidalt. Rahvarindel ja kommunistide põhimassil on üks eesmärk ja siht. Perestroika kaitsmine ja partei aparaadi ohjeldamine, tema arutute käskude mittetäitmine, tõrkumine, võitlus rumaluse vastu, kas või tänavademonstratsioonide ja streikide abil. Meenutame targa kirjaniku Kurt Vonnegutti sõnu. Issand, anna mulle meelekindlust leppida asjadega, mida ma muuta ei saa. Julgust muuta asju, mida ma muuta saan. Ja tarkust nende vahel alati vahet teha. Mida me muuta ei saa? Me ei saa muuta parteid aruande kohustuslikuks rahva ees. Seda me tõesti teha ei saa. Partei rahva ees aru ei anna ja ei vastuta. Mida me teha saame? Me saame valida juba varsti. Juba aasta lõpul algab ülemnõukogu valimiskampaania. Rahvarinne saab ja arvatavasti peab seal välja tulema oma ettepanekutega. Rahvarinne saab ja peab tegema kihutustööd nende saadikute toetuseks, kes on tõelised perestroika toetajad. On nad siis kommunistid või parteitud. Tsiteerin veel kord Gorbatšovi. Nõukogude moodustamisel tuleb tagada kandidaatide piiramatu ülesseadmise õigus, nende laialdane ja vaba arutamine. See tähendab, et rahvarinde agitaator tohib lolli kandidaati nüüd lolliks nimetada.
Ja nüüd tuleb üks ilus lause. Meie riiklus on vaja muuta üldrahvalikuks selle mõiste täies ulatuses. Selleks on tarvis niisugust võimu ja juhtimiskorraldust, kus viimane otsustav sõna jääb alati rahvale. Seda ei ütlenud teile mitte mina, parteitu kirjanik, vaid see oli tsitaat Gorbatšovilt. Viljandimaa kommunistid, tehke ometi midagi, näidake endid, ärge olge nii uimased. Kui teie, kui Eestimaa kommunistid ei saavuta EKP erakorralise kongressi kokkukutsumist, on teie autoriteediga lips läbi. Kommunistide avangardi osa tänapäeval peab olema tõestatud tegudega.